Tere tulemast kõigile. Alustame Jeesuse nimel. Rõõm on täna meid siin nii palju näha. Ma mõtlesin, kas õnnestub see, et jääb tooridest puudu, aga veel ei ole õnnestunud. Et siis on nagu palves suuremat julgust, suuremat ruumi paluda. Aga no eks me teeme seda niikuinii. Tänu Issandale, Jeesuse Kristuse nimel alustame seda osadust ja suur rõõm, meil on Tallinnas täna külalisi, siin päris mitmeid. Mõnega oleme pikemalt tuttavad olnud, mõnda näeme esimest korda, aga meil on kõigil üks Issand, Jeesus Kristus, kes on meie eest surnud, meid lunastanud, meid ostnud Jumalale päris rahvaks. Ja see on nagu nii hea, et ma usun, me oleme paljud seda kogenud, sa saad nagu kristlasega kokku ja sa tunned, et nagu oleks kogu aeg tuttavad olnud. Aga see ongi ühes peres, Jumala peres. Ja see on võimas. See on võimas, mida Püha Vaim teeb. Ja enne kui me alustame, anname meie külalistele, ma loen ühe palve alguseks. Ja see palve on Efesuse kirjast 3. peatükist ja ma usun, et paljud meist on seda palunud, aga kandku tänane koosolek ka seda igatsust, mis on siin väljendatud ja meie kõikide sees. Ja Paulus kirjutab, sellepärast ma põlvitan Isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkuse rikkust, oma aurikkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks seismise inimese poolest. Et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses. Et te suudaksite koos kõigi pühadega, aga veel suuremalt kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega, võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda. Temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti, kõigi sugupõlvedeni. Aamen. Nii et isegi, kui me oleme tulnud siia kokku ja tore näha kristlasi erinevatest kohtadest, eks ju, ja see armastus, mida siin Paulus kirjeldas. Muideks armastus on selline asi, et seda ei saa nagu üksinda, eks ju, et mul on armastus ja ma olen üksinda. Et see ongi koguduse keskel, pere keskel, inimeste keskel. Nii et ja olgu täna Issand armastus ka meie keskel. Aga kogu selle juures, kogu au ja kirkus olgu Issandale, Jeesusele, Kristusele, nagu see sõna siin lõppes. Ja see osadus ka kandku tema au ja kiitust. Isa, me täname Jeesuse nimel, et me võime sinu palgees siin olla, sinu lapsed, sinu omad, sinu vaimu sees juhitavad ja me anname selle aja nüüd sinu kätte. Kallis Püha Vaim, tere tulemast meie keskele. Juhata meid. Anna oma vabadust täna siia paika, et keegi oleks pinges. Kui sina midagi annad kellelegi, Issand, see tuleb esile. Tänu Jeesus. Tunnistused oleksid vabad ja sinu vaimust, Issand, laulud kannaksid sinu ligiolu Jeesuse nimel. Ja Issand, ma tänan, et me lähme täna siit ära muudetutena, väestatutena, sest sinu kallis Püha Vaim on meie keskel. Sinu ligiolu on meie keskel. Jeesuse Kristuse nimel. Au ja kiitus, Issand, sulle. Amen. Amen. Nüüd ma annaksin siis kohe niimoodi otsa üle ja mis siis Jumal teie üles toob, seda tehke. Nõmme Kase kodukogudus on täna meie keskel, kes siis
ei ole kuulnud ega näinud ennem tutvustust. Rainer on sõber, kellega me oleme olnud juba mitmed aastad tuttavad ja Rainerit sai nagu mitu korda Saaremaale kutsutud, aga ei tulnud ega tulnud ja lõpuks ta tuli paljukesi. Nii et pere võttis kaasa täpselt. Ja see, ma ei tea, kas sa tutvustad või kuidas te siin... Muidugi, halleluja. Jeesus on issand, ta on kuningate kuningas, ta on valitsejate valitseja, ta valitseb meie kõikide eludes ja kõik au läheb tõesti temale. Ja ma palun ka, et tõesti iga süda oleks siin lahti, siin paigas, Jumal sinule. Ütlen, kallis püha vaim, tee siin paigas, mida sina tahad. Igaühe südames, igaühe eludes, Jumal. Ja ma palun ka, et tõesti, et me kõik võiksime saada tänagi muudetud siin paigas, Jumal. Ja ma palun, et mitte keegi ei hoiaks ennast tagasi, Jumal, kui sina oma püha vaimu läbi tuled ja teed, issand, tee sina Jeesuse nimel. Aga ma ütlen võib-olla tutvustusest nii palju, et kas mina vilisen või mis siin vilist? Astume samme ettepoole. Ja, et me tuleme siis Tallinnast suuresti. Kätlin on meil Haapsalust, nii et võiks juba öelda, et peaaegu rahvusvaheline kogudus. No, ja Saaremaa on ka ikka natuke välismaale tulek, et ma siin naljatasin, et kas me peame kelle ka keerama, et tuleme nagu lääne poole kuidagi, et tuleb nagu teise ajavööndisse. Aga väga vahva on siin olla, aga see Nõmme Kase, et miks ta on Nõmme Kase, sellepärast, et me käime koos Nõmme Kase tänaval Tallinnas. See on siis Nõmme linnaosas, see on Anneli ja Anna kodu ja siis Jumal on neid kõnetanud, et võib-olla nad pärast jagavad seda, et miks me seal käime ja aga seal me koos käime ja oleme järjepidevalt siis iga reede circa 2,5 aastat seal koos käinud ja kuidagi Jumal on pannud südamesse ka, et me nagu ei istu paigal, vaid me nagu liigume ka ja nii kuidas püha vaim juhatab ja siis me siin täna oleme 7 nii et ja vaatame tõesti, ma olen ise ka põnevil, mida Jumal teeb, ma ei tea. Ja nagu enne just siin rääkisime, et see ongi nii huvitav, et need küsimusi enam ei ole, et kuidas Jumal teeb või miks ta teeb, peas, et ta teeb. Laseme teha, et ärme hoia kinni, las ta teeb. Nii et halleluuja, kõik au läheb Jumalale ja ma ei tea, tulge siis kallid. Tõesti, et keegi ei esine kellelegi, me oleme kõik osavõtjad, sellepärast see on meie Jumal, kes saab kogu Kristuse. Seda sõnumit üle kogu maa. Sest maa saab täis issanda au. Maa saab täis tema au. Sest maa saab täis issanda au. Maa saab täis tema tuu. Maa saab täis issanda au. Maa saab täis tema au. Sest maa saab täis issanda au. Maa saab täis tema tundmist nagu veed kattavad.
paugutame üle selle maa, üle kogu Saaremaa, üle kogu Eestimaa, tõesti. See maa saab täis sinu au tundmist. Halleluuja, tänu sulle, halleluuja. Täida
valitsed, sina valitsed üle kogu maa ja sina oled troonil, kuningate kuningas ja meie isandad issand. Halleluuja, Jeesus Kristus on kuningas, igavesest ajast igavesti. Halleluuja, tänu ja kiitus olgu sinu pühale nimele. Tänu ja kiitus olgu sinu nimele siin paigas, üle selle maa. Halleluuja, tänu ja kiitus kuulub sulle, üksnes sulle kuulub tänu ja kiitus. Halleluuja. Püha
nii vajame. Me vajame tõesti, et püha vaimu tuuled puhuksid, et püha vaimu tuuled juhiksid meid kõiges. Halleluuja. Juhiksid meid kõiges, sest sinu tahtes seisab. Kallis püha vaim, sa oled tõesti teretulnud siin täna liikuma, nii nagu sina tahad. Halleluuja. Ma palun, isa, et sa praegult tõesti kõigi meie sees teeksid tööd. Halleluuja. Isa, ma palun, et sina eemaldaksid kõik, mis ei pea meis olema, mis takistab sind praegult ülistada, nii nagu sina tegelikult ootad. Halleluuja. Võta ära kõik, mis on tee peal ees. Halleluuja. Halleluuja. Ma tänan, et tõesti see on sinu töö, see imeline sinu püha vaimu töö, mis meis on tegev ja see on pidevalt jätkuv. Tänu sulle selle eest. Halleluuja. 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 Tänu Jeesus, et me ei ole keegi valmis. Meil on alati veel minna, veel rohkem saada Jeesuse sarnaseks. Tänu sulle, kallis püha vaim. Halleluuja, sa oled tõesti imeline. Sa oled tõesti imeline ja me vajame sind. Me vajame sind. Halleluuja. Kogu kõik inimlikud arusaamad siin paigas Jeesuse Kristuse nimelised. Halleluuja, sellepärast, et seal, kus on Jumala vaimselt vabadus. Halleluuja. Halleluuja. Halleluuja, lihtsalt tõesti ülistame sind, sinu ligiolus, lihtsalt anname kõik au sulle lihtsalt. Ja kui keegi on ahelate, siis kokku, kui need ahelad kokku just nüüd Jeesuse Kristuse nimel. Halleluuja, halleluuja, tänu issand, sina Jeesus oled võimas kõik väelid issand, halleluuja. Ja mitte midagi ei jää endiseks, kui sina tuled ja sina teed issand, halleluuja. Me täname sind, kallis püha vaim, et sa oled siin paigas, sa oled puudutamas siin igat ühte. Halleluuja, sa oled tõesti tulnud vabastama vange issand, halleluuja. Jalutud hakkavad ka käima. Halleluuja. Haiged saavad terveks Jeesuse Kristuse nimel. Pimedad nägijaks. Halleluuja. Jeesuse nimel. Halleluuja. Jumal, sina tead, mida keegi vajab. Halleluuja. Ja ma tänan Jumal, et sinul sa ei ole kade, sul ei ole kahju, sul on kõik ülekülluslik. Halleluuja. Ma tänan sind issand. Halleluuja. Iga inimese eest, iga südamuse eest. Halleluuja. Halleluuja. Issand, võta iga süda üle. Su ligi olus
su arm täidab mind. Seisan sinu trooni ees, su ligi joolusi vissan. tänu sulle, issand. Las sinu ligiolu tõesti muuta meid. Las sinu ligiolu tõesti teeb meid tugevaks. Halleluuja. Aga kõige enam õpeta meile, kuidas püsida su ligiolus, viibida seal ja mitte kiirustada sealt ära. Lihtsalt pöörama pilgud praegu tema peale. Vaata ainult tema peale. Siis ta saab sulle anda just seda, mida sina praegusel hetkel vajad. Tänu Jeesus, et sina oled meie tervendaja, sina oled meie vabastaja, Jeesus. Sina tahad täna väga paljud vabastada koormatest, issand. Halleluuja. Jeesus ütleb praegult, mina tulin selleks, et võtta ära kõik su koormad. Anna need mulle üle. Mina tahan võtta sult kõik koormad. Tänu sulle. Halleluuja. Keegi vaatab mingil ajahetkel, ma ei tea, see praegu või hiljem, ja ta küsib, et mida te seal ajate. Vaata edasi, sa saad teada, et Jumal on päris sinu pärast tulnud. See edasi juhuslikult. Ta ootab sind, et sina oleksid omaks. Tema armastab sind.
valitsed igavesest ajast igavesti. Sina oled troonil, halleluuja. Sina näed kõike, mis siin maa peal toimub. Kõik on sinu kontrolli all, halleluuja. Mida sina lased, see juhtub. Ja mida sina ei lase, see ei juhtu, halleluuja. Kiitus sulle, halleluuja. On suur eesõigus tunda meie Jumalat, halleluuja. Kes on võimas, kes on suur. Aamen, aamen, sina oled suur ja sina valitsed.
kiidame sind sellepärast, et sina oled väärt. Sina oled väärt kiitust ja tänu. Just praegu tervendab kedagi. Tänu sulle. Ja võtame vastu sinult kõik, mida sina pakud.
sinu kogudus. Tule minu juurde, Issand, sa mu armsaim. Tule, ootab sind su mõrs ja sinu kogudus. Jeruusalemma küngastele mu juurde rutta sa. Ma igatsen ja ootan ainult sind. Jeruusalemma küngastele mu juurde rutta sa. Ma igatsen ja ootan ainult sind. Tõesti sind me igatseme ja ootame, halleluuja. Aga me teame, sina oled tõotanud, et sa tuled meile järgi, halleluuja. Ja isa tõesti, aita. Anna armu, et me oleksime tõesti valmis selleks päevaks, kui sina tuled oma kogudusele järgi, et see oleks veatud, see oleks puhas. Aga Jumal, puhasta sina meid. Et sa teed seda, et me võiksime olla tõesti need kaunid pruudid, kõik, kes sind ootavad. Yeshua,
tunnistama. Rääkige, mis Jumal sulle andis. Halleluuja. Tegin väikse spikri. Nüüd ei taha ümber pöörata kuidagi. Okay. Ega ma eriti tunnistanud pole, et vist on mul mingi teine kord või? On nii või? Minu arust tunnistad iga päeva. No okei. Aga avalikkuses jah, et nagu oma pere keskel olen palju tunnistanud ja aga nimi on mul Ivar ja olen meie koguduse kõige noorem liige ja kõige suurem võib öelda. Aga pisut ka nüüd olen Jumal on mind voolinud niimoodi natuke väiksemaks ja kuidas siis alustada? Elasin maailmas kuni esimese advendini eelmine aastal, kui mind ristiti. Ja see oli 3. kord. Esimene kord oli beebis peast, vanaema ristis. Teine kord käisin Kaarli kirikus, ärkamise ajal, kui oli siuke massipsühhoos, kõik tahtsid kirikusse minna. Aga see oli selline kuidagi naljaga pooleks, et mitte tõsiselt. Olin ka noor siis ja ei võtnud seda asja kuigi väga tõsiselt, millest mul on siiralt kahju. Aga aega tagasi ei pööra ja aga nüüd lõpuks ma arvan, et olen lõplikult pühendanud Jumalale. Jeesus on minu issand ja püha vaim on mu igapäevane kaaslane. Tänu Jeesus, halleluuja. Aga minu allakäik kestis terve mu elu, kui ma mõtlen praegu tagantjärgi, et olin meie kuradilüppes siin ja tegin igasugust maailma asju ja mõtlesin, kõik on korras ja niimoodi elu lähebki. Kõik asju sai proovitud ja mängitud ja aga oleks pidanud tegema kõike teistmoodi. Ja ülemöödunud aasta detsembris avastati mul mingi kasvaja seal peas. Ja algasid igasugused peavalud ja kaotasin töö ja kodu ja lõpuks olin päris tänaval, kõmdi. Ja olin küllaltki isekas, ma sain ise hakkama. Kõik me saame ju, miks mina ei saa, siis mina saan ka ise hakkama. Ei palunud ma eriti abi kellegilt, ei sõpradelt, ei kellegilt, küll ma ikka saan ja kogu aeg olen saanud, miks ma nüüd siis ei peaks saama. Võitlesin valudega ja masendusega ja kurat käis mu peas ringi kogu aeg, et tee seda ja tee teist ja nii möödus seal talvekene ja kevadekene ja siis tuli suvi ja siis hakkas juhtuma taasiseseisvuspäeval 20. august. Esimest korda tõstsin käed taeva poole
ja palusin abi. See oli väga isekas palve. Kui sa oled olemas, siis palun aita ja kohe ja nüüd. Mitte mingit viivitust. Ja õnneks tänu Jumalale kohe hakkas juhtuma. Seda ma ütlesin, enne seda me uskunud mitte kedagi. Peale iseenda muidugi. Möödus paar minutit ja minu juurde tuli praeguseks mulle väga armsaks saanud armas vend Rainer, kes sai Jumalale äkituse, et tuleb selle vennaga seal rääkida. Halleluuja! Mina muidugi põiklesin vastu, ütlesin, mis Jumal, ma ei tea mitte midagi, jäta mind rahule. Aga Rainer on väga järjekindel. Soovitan, kui on vaja kedagi Jumala juurde tuua, siis tema on see õige mees. Ta jäta sinna rahule, ta teeb sulle asjad selgeks väga kiiresti. Ja lõpuks tegime koos päästevalve. Mina muudkui kordasin, mida Rainer ees ütles. Ja ma arvan, et ma sain seal ka esimese puudutuse, sest mul pisarad hakkasid voolama. Nutsin. Täna ka muidugi nutsin, aga see oli esimene kord. Halleluuja. Ja esimene advent saingi ristitud, käisin lupsti vee all ja kõik muutus kuidagi, ja. Muidugi tänu Jumalale ja minu armsatele õdedele ja vendadele, kes mind ümber on mind toetanud ja mind kasvatanud. Pole vist elus kunagi tänulik olnud. Ja sinna vahele jäi üks pisike operatsioon, mida te näete kõik siin üleval, mis toimub, kuna mul juukseid ei ole. Ja siis hakkas Jeesus vaikselt muga toimetama. Käisin aga arsti juures ja tehti pilte ja küll oli see kasvaja siin ajukäärude vahel ja siis ta jooksis siia ja lõpuks siit võeti välja. 3 pilti. Arstid olid väga segaduses, kõik muidugi, nad ei saanud aru, mis toimub. Mina mõtlesin, vaadake üles, küsige. Ma olen nii palju kuulnud haiglas, et Jumalat pole olemas, ma ütlesin, et on ikka, ärge vaielge vastu. Ja kui sa ei usu, vaadake siis pilte, kes siis muutis, aga mina ei saanud kangutada neid seal ühes kohas teise või loksutada kuidagi niimoodi, et võimatu ju. Telefon siin ka jukerdab, aga mis ta seal ikka. Ja muidugi igast lugusid seal haiged suhtus ka, aga need on hästi pikad lood ja niisugused väga uskumatud lood, ma nendest ei räägiks, on ju. Ja esimese evangeelumi tegin seal arsti õdedele, üritasin muidugi, ma loodan, et läks korda. Ja nad panid mulle Jumala poeg, panid mulle haiglas nimeks. Ma ütlesin, ma pole seda au ära teeninud, aga nii nad tahtsid, ma ütlesin, hea küll siis. Ja sellest ma juba rääkisin, liikus mul seal peas, on ju. Ja nüüd ma mõtlen, et kuidas inimesed üldse ilma Jumalat hakkama saavad, et kuidas see võimalik on, et kaotavad, eks osad on kaotanud usu võib-olla äkki ja mullegi on öeldud, et küll sa varsti kaotad, on ju, ma ütlen, ei, mina küll ei taha, et see on võimatu. Aga eks aeg näitab, aga teen endast kõik oleneva. Tervendamised, need on Jumala heateod ja armastus meie vastu, mina arvan, ja hoolivust.
aga Jumal armastab ju kõiki, et ega ainult ei ole ju. Põhimõtteliselt ma arvan, et tuleb pilk sinna pöörata ja usku endas kasvatada, et ma ka alguses nagu, kui ma hakkasin nagu proovisin, siis kuidagi nagu ei tulnud ja mõtlesin, kas polegi ikkagi, võib-olla äkki ei olegi ja siis kuidagi hakkas vaikselt hakkab kooruma kuidagi niimoodi taasakesi, niimoodi tuleb lähemale ja siis täna näiteks ma ei kujutagi ette, kuidas ma nüüd hommiku ärkan ilma palveta ja kuidas ma magama lähen ilma palveta ja päeval ka ikka sellised momendid tekivad, mõned räägivad, et meil pole aega palveks pole aega päeval, on ju. Ma arvan, et see mõni 5-15 minutit igaüks leiab päeval aega. See ei ole üldse vabandus. Aga see on minu arvamus muidugi. Ja Jeesus on imeline. Ja halleluuja. Kogu aeg tahab mul üles minna siin, ma ei tea, mis selle telefoniga on siin. Aga asemele ma sain endale armsad õed ja vennad kõik, kes täna minuga siin koos on, kes mis poputasid igatipidi siin ja aga see ongi ju väga hea kõik. Ja ma panin selle pisikese konspekti neljapäeval kirja ja ma tsiteerin, ma arvan, et need ei ole minu sõnad. Õnnistan Kuressaart ja kogu seda suurt saart ja inimesi selle pinnal. Panin selle kirja, amen. Ja Juuse Saaremäik on suur saar. On ju suur saar. Muidugi on suur saar. Halleluuja! Üks lause ei ära, selle taga veel, et rõõmu ja ärkamist ja silmad minu poole. Amen. Tsiteeringu lõpp. Ja lõpetuseks, olen tänulik Jumalale ja vajan teda iga minut. Jumal on hea. Ja ilus laul on ka. Jumal on nii hea. Aitäh teile. Aitäh. Ära mine kuhugi. Tegelikult mul on ka palju lihtsam rääkida siin, kui ma saan vennale toetuda. Absoluutselt. See vastab tõele. Nii et Ivar on tõesti armas vend Kristuses. See, mis ta, ma saan aru, ega siis ega me peamegi vaata vee peal astuma, et hakkama lihtsalt rääkima ja tegema ja see nii ongi, et Jumal ise kujundab, et ei peame üldse muretsema, et kõik on tema käes. Aga et ma tahtsin seda öelda. Mul tegelikult on mitu päeva olnud, ma ei hakka siin nagu ise jutlust praegu pidama, aga ma natukene võib-olla ütlen, et mul nagu mitu päeva, mitu nädalat on sihukene mingi alandlikkuse ja samas ka sellise nagu uhkuse ja kadeduse ja need kuidagi, nad kõik on kuidagi nagu põimunud. Ja mis mind, ma tean vana ennast, milline mina olin ja nagu ma siin alles ükspäev ütles, et mul need tükke kukub siiamaani kogu küljest ära, tänu Jumalale, et nad ära kukuvad. Et Jumal saab niimoodi end teha, et nad ära kukuvad. Et mina olen olnud ka, küll ma olen enese imetleja olnud ja ei tea, mis sinna kõik juurde on. Nii. Aga kõik, me teame, et kõik on hea, mida Jumal teeb. Aamen. Aamen. Ehk siis iga asi viib millegini, mida Jumal teeb. Jumal lükkab käima ja tema teab, milline on asjade tulem. Meie ei tea. Ja seepärast see on nii oluline, et me ei võtaks midagi nagu, et ei võtaks seda au endale, see on otses mõttes. Ma olen kristlasena ka niimoodi mõelnud, et eriti kui veel keegi tuleb kõrvalt ja kuule maru vägev, et sa ikka seda ütlesid ja seda tegid ja siis tahab see ego kohe ja kurat on kohe platsis, tahab kohe hakata ja tead, kuule kõva mees oled. Nii. Ma lihtsalt toon ühe praegu päris väikse näite. Et miks ma ei ole kõva mees, miks mina kõva mees olen. Nii. Kõik hakkas üldse sellest pihta, et mul ikkagi mul oli janu Jumala järele. Ma usun, et selle janu pani ka Jumal ise minu sisse. Ma usun, et ta on iga ühe sisse selle pannud. Et tal on mingi igatsus, sest kui me näeme inimesi ja kes me oleme ise maailmas olnud, me ju teame, et me võime ükskõik mida. Mõnel on hästi palju raha, mõnel on midagi muud hästi palju ja ta ei saa, ta tahab ikka ja jälle, ta ei ole ikka rahul. Kogu aeg on mingi asi, aga see on see Jumala koht südames.
ja mina olin ka endale oma elu nagu nii segaseks kuidagi elanud, et ikka oli igatsus ja ma olin katki ja müütsin Jumala poole nii. Ja siis, kui ma jätan nüüd seal vahepeal jupid ära, aga nüüd seesama see, et kus see nüüd Jumal siis lükkab käima, ehk siis igatsusest hakkas kõik pihta. Mul oli nii suur igatsus, et ma äkki sattusin vaatama mingisugust asja Soomes otse ülekandes, oli see Pildiraadios ja TV7 kuskil oli. Nägin, et vaatasin, et inimestega juhtusid igasugused huvitavad asjad. Ma mõtlesin nii, mina tahan ka niisugust asja näha. Ma nagu kahtleb, ma ei olnud kindel, kas nad mängivad lolli seal, et kukuvad seal, et mingi põlele peaks mingi imelikku keelt räägivad. Mina tahan ka näha. Ja siis tuleb mulle mingisugune reklaam seal või Facebookis kuskil, et keegi mingisugune vabanemisteenistuse. Ja mul oli teadmine, tema teeb neid. Ma otsustasin sinna minna. Nii. Jätan jälle lõigu vahelt ära, seal ma sain väga puudutatud, sain ülalt sünni ristimised, kõik need, mis seal vahepeal olid. Siis ma läksin ühte kogudusse. Ma mõtlesin, et ma lähen eestpalvele. Läksin eestpalvele seal koguduses. Minu eest palvetati, see vend ütles, et ma tahan sinuga pärast veel rääkida. Pärast teenistust ma läksin selle venna juurde, ta ütles, et tule Nõmmele sinna meeste hommikule. Ma ütlesin, et ma ei tea, või ma ei olnud midagi, ma ise mõtlesin, et ma vist ei viitsi minna, et ma teadsin küll, et seal on juba, olid vist hakanud just siis käima mingi aeg. Ja siis ta ütleb mulle uuesti, ma usun, et Jumal ütleb mulle praegu, et tule sinna meeste hommikule. Ma ütlesin, Jumal ütleb, ma ütlesin, muidugi tulen. Teisipäeval läksin meeste hommikule, seal ma nägin ühte venda, keda ma polnud ammu ilma näinud. Mitte ammu ilma, vaid tükk aega, ütleme nii. Ja siis see ütleb, et kuule, aga tule osadusse. Osadus toimus Tallinnas Taneli ja Katrini juures. Nüüd ma jätan selle hästi pika vaheselt kõik vahel ära. Täna me oleme siin, räägime vennaga, kiidame Jumalat, kiidame Jeesust, sest tema on tee, tõde ja elu. Need lugusid on nii palju ja tõesti, kui ma siin vahel lõikasin, et Ivar rääkisin hästi natukene, ma olin kristlane, ma valetada ei saa, mitte ei saa, vaid ei taha, sul ei ole seda kohta, et sa hakkad mingit java ja või. Ja see on tõepoolest, et Ivar on iga päev tunnistuseks, et siis üks kord, ja see ei olnud ka, et mina olin tubli, mina läksin sealt, mõtlesin, et lähen, vaatan äkki mingi jurakas seal, saan kätte ja toon Jumala juurde, halleluuja. Minul oli ka see nagu teadmine, mul oli nii tugev, ma nägin Ivarit seal, siis ma ei teadnud, et Ivar on. Aga mul oli nagu nii tõmmas, et ma teadsin, ma pean talle minema rääkima. Ma arvan, et ma rääkisin võib-olla mingi tund või ma ei oska öelda, päris tükk aega. Või mina ei mäleta kella. Pikk aeg oli. Igast seal oli üks evangeelne üritus. Sa kottisid mind tükk aega selle. Okei. Tänu Jumalale. Tänu Jumalale, muidugi. Ma räägin mineviku Ivarist, et mineviku Ivar vaatas mingi vend tuleb, mingi pikk tuleb siin räägib Jumal, kes see veel on. Just siin tahtsidki jõuda. Ja kuidagi tõmmas, et ma pean minema. Ja siis juba juhtus see, mida Ivar siin lühidalt ütles, et algusest oli ei, mitte miski, ja eks ma olen ka vaata YouTube'is saab ka tark. Mõni ütleb, et ära sa vaata YouTube'i, et sealt ei saab ikkagi. Jumal juhatab, siis sa võid sealt väga palju tarkusi saada. Mina olen sealt küll evangeliseerimist õppinud, teatud asju. Soovitan näiteks Rei Komfort on üks väga lahe vend, ja nii edasi. Eks siis, mis ma tahtsin öelda? Ma ei tea, mis sa tahad öelda. Ma ka ei tea. Ütle midagi, ütle midagi. Ehk siis see sama asi, et täna on Ivar tuli sealt maailmast ära, kus ta oli. See oli muidugi protsess, see oli valu. Me oleme kõik selle pisaraid valanud Ivari pärast ja me oleme nutnud selle venna pärast. Aga Jumal on selle meie kõik südamesse pannud. Ja täna nüüd olukord niimoodi, et selle venna läbi Jumal ehitab meid üles. See, kuidas ta minu ja minu kaaslaste usku, just niimoodi, see on täiesti imeline. Just seda teeb Jumal ja ta kasutab Ivarit väga huvitaval moel. Ja tal on tõesti sellised tunnistused täna ka, et ma saan aru, et selle... Ta kasutab kõige nõrgemaid. Salvestad, Et lihtsalt selles mõttes, et kui need lugusid, ka kõik kristlased ei suuda seda vastu võtta, mis Ivariga on toimunud, mis Jumal on tema elus teinud. Aga ma usun, et me oleme tõesti nendes aegades, kus me juba näeme, kus Jumal niimoodi liigub, et need ei ole ainult, et kunagi olid ja need vaimuannid enam ei tööta ja unustage ära, see on kuradi vale.
No ühe loo räägid. Millise? No just, millise? Kõik tahavad Haigla lugu. Haigla lugu on liiga müstiline. See on usklikud inimesed. Usklikud inimesed, no jah, see on see lendamine või? No ta nagu vastas juba ära. Ei, no seal ei olnud midagi keerulist tegelikult Jeesuse jaoks, muidugi. No mina panin seal ikka kõik, mis mina panin, nad vaatasid, et ma olin mingi imelik. No ühesõnaga ma läksin liiga hilja õue seal, see oli siis, kui ma seal ootasin vist teist korda operatsiooni, lükati edasi, kogu aeg tõugati seal, et pole aega ja mis pole eriti tähtis nende, seal käisid mingid vipid edasi tagasi, sellele vaja kohe lõigata ja no see selleks on ju ja siis olin õues ja siis no see poleks uks kinni kell 9, siis ei lasta enam. Mina seal mingite pitsamapükstega seal on ju ja aga õnneks oli soe sügis nagu on ja kes ma harinud ka siin pingi peal on ju. See on nagu väga oluline koht, et palat asub 11. korrusel. Ja ma jõuan selleni, oota. Ja siis istun seal teisel pool maja, läksin sinna pingi peale, seal last haigla pool istun seal ja mõtlesin, et mis nüüd saab on ju ja telefon oli ka toas ja kükitasin seal ja siis kuidagi, et ma jäin magama sinna. Ja siis ärkan üles kuidagi, seda ma täpselt, kuidagi häda tuli peale ühesõnaga. Mõtlesin, ma peaks ikka kuidagi üles saama sinna, et mismoodi ja mõtlesin, ma lähen kuskil kolistan seal ja siis läksin seal alla mingi keldruks või ma ei tea, selline kuidagi läheb sealt nagu alla kuskil on ju. Ja siis käis mingi vihin, aga rohkem ma ei tea. Mingi vihin oli ja siis järgmine pilk oli see, kui ma olin oma voodis seal ja siis need õed jooksid sinna minu juurde ja raputasid mind ja tõsto Ivarile nii, et vaatasid otsa, Ivar, mis Ivar on ju, kus siia said? Tulin, no mina ei tea, kus said. Ja siis vastas voodis vend tõusis püsti, ütles, et kuule, sa tulid läbi akna sisse, et mõtlesin, et ma ei tea, et ei ole võimalik, et mis sa ajad. Mõtlesin, mingi meeltesegadus on ju. Ja ühesõnaga, et seal olid nagu, seal liftid ei tööta, ma olin seal neurokirurgias, seal on õed istuvad nagu seal ees, ma pidin sealt läbi tulema, läbi nende ma poleks saanud üldse palatisse, pärast ma uurisin, et sealt ma sisse ei tulnud üldse. Ja siis jääbki see seinalugu on ju. Ega seal muud ei ole nagu, aga ma käisin vaatama, see vastasvend ütles, et läbi akna, siis ma läksin vaatasin akna, et seal üks kakel lahti ei käi on ju. Kinnised ruudud on ju. Ja läbi selle kahe kuidagi akna, ma tegin pildi ka sellest, mõtlesin, kuidas, sein on terve muidugi on ju, aga ja siis mingi imega ma sinna sain on ju, kus, ma ei tea, kus kohas ma läbi katuse võib-olla või ma ei tea, aga ainuke tunnistaja oli just see, et see vend ütles, et ma sealt poolt tulin, tema nägi on ju. Ma pärast õdede käes küsisin, et kas see mees on nagu siuke korras ja selge see. Öeldi, et täiesti on, õdedele ma muidugi seda ei rääkinud, sest et siis oleks katastroof olnud on ju. Aga selge see, ma nii palju sinna nagu lisan, et kuna me Ivariga kogu aeg suhtlesime, kui sa haiglas sattusid, see oli reede õhtul, sa pidid tegelikult tulema tookord Nõmme kasvuosatusse ja Ivar ei jõudnud sinna. Aga ma mäletan, meil oli kõigil kuidagi rahu, täna ei tulnud, et mis iganes. Järgmine hommik Ivar helistab, et ta on haiglas on ju. Ja kui ta isegi ütleb, et ta on haiglas on ju ja mis ta ka juhtus ja kõik on ju, isegi siis oli nagu maru rahu oli sees on ju. Ja siis ma mingi õhtu poole vist millegi pärast lõunat läksin haiglasse, Mustamäe haiglasse ja siis Ivar kogu seda, tegelikult oli telefoni teel mul seda lugu juba rääkinud. Seal on need detaile on, aga las see praegu jääb. Aga ma olen nagu selles mõttes tunnistaja, et kui ma sinna läksin, ma nägin seal seda meest, keda ma enne nägin, seda enam seal ei olnud. Võib-olla see füüsiline ja see kõik osa on ju. Aga ta esimene asi on, silmad muutuvad inimesel. Silmavaade muutub täielikult. Ja kui ta räägib, ta muudkui pisarad jookseb, ta nagu ei saanudki rääkida. Kogu aeg pisarad jälle jookseb, hakkab jälle rääkima. Ja pärast seda ongi, kui ta räägib, mida Jumal teeb, tal hakkavad pisarad alati jooksma. See oli huvitav.
nii et vanad sõbrad on niimoodi, et kui nad küsivad, kas sa oled sina või ei ole. No paljud pöörasid mul üldse selja, sest nad ütlesid, mis jumal, et kuule, me sinuga ei taha üldse rääkida rohkem. No ikka öeldaksegi, vanad sõbrad kaovad ära, uued tulevad asemele, on ju. Mõned mitte nagu head sõbrad on ju, sellised tuttavad on ju. Need nagu imestavad, et huvitavad, mis mingi teine mees või mismoodi. Katsuvad niimoodi, et no, ma olen ikka sama, jah, ikka olen sama. Aga mis meil oli väga huvitav selle nagu Ivari, selle kogu loo juures, selle Jumala juurde tulemisega, et kui ta siin enne ütles ka, et tal ei olnud nagu selles mõttes, et ta nagu ei arvanud Jumalast midagi, elas oma elu ja nagu maailma inimesed paljud elavad, et arvavad, et Jumalat pole vaja ja siis, aga kui tookord seal 20. august me Ivariga seal palvetasime, no tegelikult me palvetasime, ma räägin ikka selle looga ära, et me palvetasime tegelikult 2-3 tükkaga olime rääkinud taga Ivariga ja siis ma palvetasin teist mingit, ma isegi ei mäleta mille eest, siis hakkas Ivar nutma ja ma tundsin sellist Jumala ligiolu. Ja siis me rääkisime veel midagi ja siis ma küsisin Ivari käest, et Ivar, kuule, aga luba tahad elu Jumalale anda. Ja siis Ivar umbes nagu vaatab, kuule nagu palju pole nagu ühe korra. Ma kehitasin kõlbe, et vist on jah, et kuidagi, tegelikult ma nagu saan aru, et ta ei taanud enne midagi Jumalast, et siis mingi vend tuleb siin, kuule anna elu Jumalale. Aga siis tuleb järsku, et ma tänan päästepäev. Ja siis ma ütlesin pressid peale, midagi ei teha. Aga ma olen talle tänulik, et ta pressis muidu. No tegelikult oli see Jumala vaim, kes seda teeb. Ma ütlen, tookord mina arvasin, ma ei teadnud ju vaimust midagi. Praegu muidu ma saan aru, et vaim ütles sulle. No jah, ja siis ma ütlesingi, et Ivar, või tänan päästepäev, et palvetama. Ma ütlesin ka, et aga lase see endast läbi, et ära lihtsalt purista nüüd sõnu mulle järgi, et ega siis mul ei ole ka ju pähe õpitud teksti, mis nagu Jumala vaim andis ja siis sa kuidagi usule tulid. Aga mis ma nüüd tahtsin öelda, et pärast seda 20. augustit hakkasid Ivaril erinevad vaimsed kogemused. Keegi hakkas taga rääkima ja siis Ivar kirjeldas neid on ja mõtles ka, et Jumal vist räägib ja siis ma mäletan mingi ühte korda, kus ma mäletan täpselt nagu detaile, aga mäletan, et sa kirjeldasid on ja mõtlesid, et võib-olla nagu Jumal ja siis mõtlesin, et väga imelik jutt. Ma küsin, milline nagu välja, et sa nägid ka, milline välja nägi, siis ta ütleb nagu Batman. See oli okei, see eelmine nagu oma kahtlustele lihtsalt kinnitust, et see nüüd küll Jumal ei olnud. Ja neid oli päris palju, see oli igas nagu asju, mis seal vahel oli, ehk siis hingevaheline tuli kohe platsi, et ta nägi, et tema inimene hakkab ära minema. Ja see oli ka üks kõva ta kollitasid mind, just ta kollitasid. Ja vaat nüüd, kui see sama lugu, see tema lendamise lugu, mis oli, ja kui ma järgmine päev sinna haiglasse läksin Ivariga rääkisin, ta mõtlen silmad, et teistsugused, kõik või teistmoodi, ta kohe hakkas pisarad jooksmud ja oma lugu jälle räägib seal, ja ma saan aru, et see kõik on juhtunud, siin ei ole mitte midagi, siin pole isegi mõelda teistpidi, ja siis Ivar, siis ta sai Jumala kõnetuse. Ja seda ma isegi jagasin, ma küll ei öelnud, et see on Ivar ja kõik, aga ma lihtsalt tegin selle postituse Facebookis, et see, mida Jumal sulle ütles. Sellepärast need olid nii, loomulikult need olid ju nii üleloomulikud asjad, mis suga juhtusid. Mis need olid? Kohe kuuled, ma räägin sulle. Ja siis Ivar oli küsinud Jumala käest, et Jumala, kas olid tõesti sina? Ja siis Jumal ütles Ivarile, et rahu, mina kontrollin kõike. Ja sa hakkasid jälle nutma, kui seda ütles. Ja ma küsisin siis Ivari käest, et kas sul nüüd oli mingid, kas nagu oli sul nagu mingid kahtlust, et kas oli Jumal või kes see oli, enne seda olid sul kahtlused vaata. Ja sa ütlesid kohe, et siin pole mitte mingid kahtlust, see oli Jumal, kes mulle ta teadis, sellepärast ta sai Jumalaga tuttavaks, sellepärast Jumal kasutas teda, Jumal teeb, siis sa tead, et see on Jumal. Amen. Nii et halleluuja, aga lugusid on miljoneid, nii et küll, ma ei tea, kui sa tahad midagi lisada, siis... Esimest korrus aitab küll, aitäh. Aitäh. Õnnistatud päeva teile kõigile, et siis olen Anneli ja meie koos Jannaga siis alustasime seda kodu osaduste tegemist, ma võib-olla natuke lühidalt räägin ka, kuidas see algas, et aastal 2022 Jumal pani südamesse teha neid kodu osadusi, avada nii-öelda oma kodu. Eelnevalt oli veel ka selline lugu, et ma kunagi palusin omale päris oma kodu, et Jumal, kui sa mulle selle annad, siis ma avan selle sinule, et seal võiks olla
käia koos sinu rahvas ja see võiks olla õnnistuseks paljudele ja Jumal kuulis seda palvet ja andiski imelisel viisil meile päris oma kodu ja nüüd me siis oleme 2,5 aastat tõesti teinud neid osadusi. Peamiselt me tulemegi kokku, ülistame, palvetame, otsime nii-öelda teda. Ja muidu ma olen ise lapsest saadik käinud kirikus, mul on selline baptisti taust, olen Nõmme baptistist, minu isa vanemad, vanavanemad on kõik sealt pärit olnud aga ühel hetkel Jumal nagu tõmbas sügavamale otsima teda ja minu jaoks sai oluliseks see, et ma tahan päriselt Jumalat tunda, kogeda igapäevaselt, et mind ei rahuldanud see lihtsalt käia pühapäeval kirikus ja et Jumala töö ongi selline, et ta kuskilt alustab, aga ta kogu aeg tahab viia meid sügavamale ja ta tahab, et meil oleks igalühel isiklik osadus temaga. Sest ta tahab, et meid toetuks mitte kellegile. Alguses kui me oleme siin noored nagu Ivar, et meil on väga oluline, et meil on nii-öelda need õpetajad kõrval ja juhendajad nii-öelda, kes korrigeerivad, aga tegelikult meie eesmärk on jõuda sinna, et me kõik kuuleme tema häält, kõik tunneksime püha vaimu, sest Jeesus ise ütles, et see on parem, kui mina ära lähen, et siis isa saadab teile püha vaimu, kes juhib ise teid kõigisse tõe sisse. Ja kui me eile siia jõudsime siia Saaremaale, siis hotellis toas seal ma küsisin Jumala käest, Jumal, anna mulle sõna, mida sina tahad täna anda sellele paigale siin ja ma usun, et see on meile kõigile, minule endale kaasa arvatud see sõna, mis siis Jumal ütles. Ja huvitavalt hakkas kohe rääkima kaevudest, kinni maetud kaevudest ja nende lahti kaevamisest. Ja siis ma mõtlesin, et okei, see on tuttav, mingi hetk, kus see piiblis on. Ja siis ma otsisin ja leidsin selle koha. See on 1. Moosese raamatust 26. peatükis, kus seal on siis eellugu, et Abrahami ajal siis, kui peale Abrahami surma vilistid siis matsid kinni need Abrahami tehtud kaevud, millel ta siis oli nime pannud. Ja ma loen siit 26. peatükist 1. Moosesest alates 18 salm. Ja Iisak kaevas uuesti need veekaevud, mis tema isa Abrahami päevil olid kaevatud ja milled vilistid pärast Abrahami surma olid kinni matnud ja ta pani neile needsamad nimed, mis tema isa neile oli pannud. Vot. Ja ma küsisin Jumalalt, et mis sa sellega nagu tahad öelda. Ja paralleeliks tuli kohe Johannese 7 peatükk, kus räägib elavast veest. Kus Jeesus ütleb 37. salmist, kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava vee jõed. Nii et kaevud on olulised kohad, kaevud on tähtsad, et sealt peaks vesi tulema välja. Aga vahel on millegipärast need kaevud kinni. Ja ingliskeelne tõlge ütleb seal selle Johannese koha pealt, et mitte teie ihust, vaid teie kõhust voolavad välja, peaksid voolama. Seal on isegi, meie keeles on hästi, et peavad voolama elava vee jõed. Et Jumala tahe on see, et me kõigepealt ammutaksime temast seda vett.
seda elavat vett ja et see hakkaks meie seest välja voolama. See on püha vaim tegelikult. Aga enne me peame seda saama. Ja tõesti need kinnised kaevud võivad olla siis, mis iganes põhjusel. Meie kaevud on läinud umbe. On need siis eluraskused, sündmused, vaenlase töö on see kõik, kui ei voola. Et aga meie oleme mõeldud, et meie voolaksime. Ja täna ma usun, et see on püha vaimu töö. Et kõik, kes me täna tunneme, me tahaksime rohkem välja sirutuda. Me tahaks olla teistele õnnistuseks, sest alguses jah, Jumal tõmbab meid kõiki enda juurde, aga siis on meil ülesanne tõmmata teisi. Sest muidu oleks ju, me saame päästetud ja siis oleks tore, peaks taevasse ära minema, aga ei, me oleme siin millegil põhjusel. Me oleme siin veel. Igalühel on oma ülesanne, aga see peamine ülesanne on, et näidata Kristust teistele. Pakkuda seda elavat vett, sest praegu on selline aeg, kus ma usun, et te nõustute, et te näete, et nälg on suur tegelikult. On igasugused sõnumid, sõjasõnumid, ebakindlad olukorrad, aga see on selline hea aeg meile, kristlastel, kuulutada, jagada, et tulge sellele kaevule, seda vett jooma, mis päriselt meid täidab, mis päriselt rahuldab meid, et kui me sellest joome, me ei taha midagi muud. Kui sa täna oled siin ja sul ei ole veel seda tunnet, et sa tõesti, sa oled nii-öelda kohale jõudnud ja et siis me kindlasti pakume seda võimalust, et palvetada sinu pärast ja tõesti, et see kaev saaks lahti, saaks eemaldatud need asjad, mis on kuidagi tee peal ees, sest Jumal tahab tõesti igale ühele anda rikkalikult. Jeesus on meie allikas, tema on meie läte, temas on kõik, mis me vajame. Minul läks üsna pikalt selleks aega, et selleni jõuda tegelikult, et tihtipeale ongi nendel võib-olla raske, kes on kristlikus peres pärit, et meil on kõik see teadmine ja me arvame, et kõik ongi, jah, kõik ongi juba hästi, aga tegelikult võib olla nii, et ja tuligi välja, et nii kaua, kui ei ole Jumal kõiges see esikohale pandud, nii kaua sa ikkagi oled selle maailma mõjutuses, sa ei ole päris maailmale selga pööranud, sa võib-olla tahad neid igatsed salajas kuskil, neid samu asju, mida see maailm igatseb, et oleks kõike seda ja kõike toda, mida see maailmgi tahab. Jumalal ei ole selle vastu midagi anda meile, kõike, mis me vajame. Aga ta tahab olla esikohal kõiges. Ja kui sa paned Jumala esikohale, siis tema hakkab kõike ise juhtima. Ta kannab sinu eest ise hoolt. Et see on nii imeline. Olge väga õnnistatud teie siin, et siin oli väga hea ülistada. Hea on ülistada seal, kus on kõik ülistavad kaasa. Ja et selliselt, me ei tea, see on meie nüüd teine selline väljasõit, et me oleme ka liikumas, me ei tea, kuhu täpselt Jumal meid juhatab, aga me usaldame teda. Me teame, et see on tema töö, mida tema on alustanud, kuhu ta meid siit edasi viib. Seda teab üksnes tema. Aga jah, nagu siin Raineri jutust välja ka tuli, et tõesti see nälg ja janu on hästi oluline, et see meil oleks. Ja tema saab seda meile anda, et me igatseme, me tahame rohkemat teda tunda sügavamalt, sest temas ei ole piire. Ei ole nii, et nüüd ma tean kõike, nüüd mul on kõik. Ei, Jumal tahab meid viia veelgi lähemale endale, veelgi lähemale. Ja mida rohkem me talle
lähemale läheme, siis seda himelisemaks ja põnevaks elu läheb, kuidas piibel hakkab järsku avanema. Et sa loed seda küll aastakümneid, aga kui sa oled näljane, siis iga kord ta üllatab sind ja iga kord avanevad uued asjad. Tänu Jumalale, tänu kiitus ja see nii nagu Rainer ka ütles Ivari kohta, et tema meile siin suureks õnnistuseks olnud, et terve see osadus ja selle osaduse tegemine on meie perele olnud suureks õnnistuseks. Ma näen nii suurt sellist tervendustööd, kuidas Jumal meie perekond on tervendanud. On olnud meie elus ka igasuguseid asju, millest on nagu kurb, aga see on kõik sellepärast, et ei ole osanud kohe tulla kõike tema kätte usaldada. Kuidagi mõtled, et sa ise pead ikka ka väga palju tegema. Aga Jumal on nagu vabastamas järjest rohkem ja rohkem meid sellest ise tegemisest. Tema tahab meid kõiki kanda. Meil on kuidagi Eesti rahval väga see omane, et me olemegi töökad, muidugi hästi töökad. Töökus on hea asi, aga meil on nagu jäänud natuke võib-olla seda orja mentaliteeti, ja siis, et Jumal ka tegelikult, et me peame nagu välja teenima seda, aga Jumal kutsub kõiki olema teeme perekonnas ja kui tema meie isa, siis me oleme kõik pärijad ja tema lahkesti. Milline isa või lapsevanem ei taha anda häid ande oma lastele. Et ta tahab meile anda häid asju. Halleluuja. Ma ei tea, kas keegi veel tahab siin meie seast jagada, ma annaks seal siis kellelegi veel võimaluse. Siis ma annan oma poja Richardile siis järje üle. Tere! Mina olen siis perepoeg ja mul tuli selline asi, ma astun praegu niimoodi usus välja, mul tuli selline asi sisse, et kas kellelgi on vasak põlv, mis oleks tervenemist. Kuidas teie nimi on? Kas tohib ma palvetan teie eest? Okay. Kas kellelgi on veel mingid kohad, kus on mingit valu? Sa saad seda proovida praegu, et kuidas ta praegu on? Ma tean ja võtan usus tervise vastu.
on veel, mis siin ei ela, siis saagu see elavaks Jeesuse Kristuse nimel. Sinu püha vaim liikugu siin paigas Jeesuse Kristuse nimel, issand, halleluuja. Ja Jumal, ma tänan, et siin on uskujad koos, issand. Olgu üks usuvaim siin, issand, halleluuja. Ja Jumal, ma tänan, et tõesti, et nagu sinu sõnagi ütleb, et uskujad saadavad imeteod ja tunnustähed. Issand, me täname, et ka need on tõesti siin omal kohal. Selle, kui sa oled sina, issand, oma vaimu läbi, issand. Ja selle, kui sa sinu rahvas, need, kes sinusse usuvad, issand. Halleluuja, sina vabastad, tervendad. Aga issand, kõige rohkem me rõõmutseme sellest, et me hirmutame sinu elu raamatus kirjas, issand. Halleluuja. Ja tulgu tõesti see kogu see Kuressaare ja Saaremaa laienegu, tõesti tulgu see ärkamine. Ärgu ükski mingu hukatusse. Saagu nad kõik sinu omadiks, Jumal. Halleluuja. Kui keegi profeteerib maailmas mingi miljardi ärkamist, siis Jumal, meid on siin miljon natuke peale. Halleluuja. Me tuleme kõik, Jumal. Halleluuja. Halleluuja. Me täname sind. Me võime selle usus välja öelda, Jeesus, et saagu Saaremaa koos terve selle Eestimaaga sinu omaks. Halleluuja. Ja laienegus ärkamist tuliselt üle maailma Jeesuse nimel. Halleluuja. Amen.